Patu kurvad tagajärjed. Õpetussõnad Piiblist 5 peatükk 3-23, sest võõra naise huuled tilguvad mett ja tema suulagi on libedam kui õli. Aga viimaks on ta kibe nagu koirui, terav otse kui kaheterane mõõk. Ta jalad lähevad alla surma, ta sammud veavad põrguhaua poole. Ta ei pea silmas elurada, ta jäljed ekslevad, ilma et ta märkakski. Seepärast, mu pojad, kuulge mind ja ärge lahkuge mitte mu suusõnades. Hoia oma tee temast kaugel ja ära mine tema koja ukse ligi, et sa ei annaks oma au mitte teistele ega oma aastaid armutule, et võõrad ei küllastuks sinu varast ja su töövaev ei läheks muulase kotta, et sa viimaks ei hakkaks vinguma, kui su liha ja ihu on lõppenud ega ütleks, miks ma küll vihkasin õpetust ja miks mu süda põlgas noomitus. Miks ma ei kuulanud juhatajate häält ega pööranud kõrva õpetajate poole. Pea oleksin sattunud lausa õnnetusse keset kogukonda ja kogudust. Joo vett omast kaevust, voolavat vett omast allikas. Kas peaksid su lätted valguma tänavale, su veojad turgudele? Kuulugu need ainult sinule, aga mitte ühe sinuga võõraile. Olgu õnnistatud su allikas ja tunne rõõmu oma noorea naisest, kes on otse kui armas emahirv, kena kaljukits, ta rinnad joovastagu sind igal ajal, eksi alati tema kallistustesse. Miks peaksid, mu poeg, eksima võõra naise juurde, kaisutama võõramaa naise põue? Sest mehe teed on Jehova silme ees ja tema paneb tähele kõiki ta jälgi. Õelad tabavad tema enese süüteod ja teda peetakse kinni tema enese patuköitega. Ta sureb õpetuse puudusest ja läheb eksiteele suurest rumalusest. Õpetussõnad 7 peatükk 4-27 ütle tarkusele, sa oled mu õde ja hüüa mõistust sugulaseks, et see hoiaks sind võõra naise eest, võõramaa naise eest, kes räägib libedaid sõnu. Sest ma vaatasin oma koja aknast, heitsin pilgu läbi aknaava ja ma nägin kogenematute seas. Märkasin poiste hulgas meeletut noort meest. Ta käis mööda tänavat kuni selle nurgani ja sammus siis naise koja poole. Videvikus, kui päev õhtule jõudis, öö ja pimeduse saabudes. Ja vaata, naine tuli temale vastu, hoorehtes ja kavala südamega. Ta oli rahutu ja isemeelne, ta jalad ei püsinud kodus, puhu oli ta tänaval, puhu turgudel ja ta varitses iga nurga juures. Ta haaras temast kinni, suules teda ja ütles temale häbitu näoga. Ma pidin viima tänuohvreid ja ma tasusin täna oma tootused. Seepärast ma tulin välja sulle vastu, sind otsima ja ma leidsin sind. Ma katsin oma voodi vaipadega, kirju Egiptuse lõuendiga. Ma riputasin voodisse müri, aloet ja kaneeli. Tule, joobume kallistusest hommikuni, tungem rõõmu armastuses. Sest mu mees ei ole kodus, ta läks pikale teekonnale. Ta võttis rahakukru ühes, ta tuleb koju alles täiskuu-aegs. Ta võrgutas teda paljude meelitussõnadega, ahvates oma libedate huultega. Lihtsameelselt läks mees temale järele, nagu härg, keda viiakse tappa, otse kui ahelasse pandud hull, nagu lind, kes tõttab võrku ega tea, et see maksab tema hinge, kuni nool lõhestab ta maksa. Ja nüüd, pojad, kuulge mind ja pange tähele mu suusõnu. Argu pöördugu su süda tema teedele, ära eksi tema radadele, 26, sest palju on maha lööduid, keda tema on viinud langusele. Rohkesti on neid, keda tema on tapnud. Tema koda on põrgutee, see viib alla surmakambritesse. Matteuse 5 peatükk 27-32 abielu rikkumine ja abielulahutus. Te olete kuulnud, et on öeldud, sa ei tohi abielu rikkuda. Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on juba abielu rikkunud temaga oma südames. Ent kui su parem silm sind pahandab, siis kisu ta välja ja heida enesest ära. See sulle on parem, et üks sinu liikmeis hukkub, kui et kogu su ihu heidetakse põrgusse.
Ja kui sinu parem käsi sind pahandab, siis rajuta maha ja heida enesest ära, sest sulle on parem, et üks sinu liikmeis hukkub, kui et kogu su ihu lähed põrgusse. Ka on öeldud, et kes iganes oma naise enesest lahutab, see andku temale lahutuskiri. Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes oma naise enesest lahutab muidu kui hooluse pärast, see teeb, et naisega abielu rikutakse, ja kes iganes lahutatud naisega abielub, rikub abielu. 1 Korintuse 7 peatükk 1-11 abielu ja vallaspõlve küsimus. Aga mis puutub sellesse, milles kirjutasite, siis meile on hea naist mitte puudutada. Kuid hooluspattude pärast olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees. Mees täiku oma kohust naise vastu ja nõnda samuti ka naine mehe vastu. Naisel ei ole meelevalda oma ihu üle, vaid mehel, ja nõnda samuti ei ole mehel meelevalda oma ihu üle, vaid naisel. Ärge tõmbuge eemale teineteisest muidu kui ehk mõlemate tahtes mõneks ajaks, et oleksite vabad palveks, ja tulge jälle ühte, et saatan teid ei kiusaks teie taltumatuse pärast. Ent seda ma ütlen andes luba, mitte käskides. Sest ma tahaksin, et kõik inimesed oleksid nõnda nagu minagi, aga igaühel on oma armuanne Jumalalt, ühel nõnda, teisel teisiti. Ent ma ütlen vallalistele ja lesknaistele, neile on hea, kui nad jäävad nõnda nagu minagi. Aga kui nad ei suuda endid talitseda, siis nad abiellugu, sest parem on abielluda, kui himudes põleda. Aga abiellulistele ei käsi mina, vaid issand, et naine ärgu mingu mehest lahku. On aga keegi lahutatud, siis ta jäägu abiellutuks või leppigu ära oma mehega. Ja mees ärgu hüljaku naist.